Tere, ilusat pühapäeva teile kõigile. Oleme täna otse-eetris siin Audentese spordihallis, kus on algamas Helme Messer meeste Baltiliiga kohtumine Audentes Solarstone'i ja ESRM Daugavpilsi vahel. Mina olen Heidi Ahola ja mina olen Laura Antson. Meie siis kommenteerime tänast mängu. Helme Messer meeste Baltiliiga. Tutvustame tänaseid võistkondi külalised Daugavpilsi. Ma ei tea, Laura, mis sa arvad, kes põhikoosseisus alustab? Audentese poolt ma arvan, et on Regan Rohumets ja tegelikult eks see näis, mis see toob, et treener võib-olla varieerib erinevalt. Eile ju Daugavpils mängis ka TalTechiga, mängisid 5 game'i ja Daugavpils ju oli 2-0 eduseisus veel enne ja lõpuks Daugavpils kaotas, nii et ma arvan, et täna on ka Audentese meeskonnal väga hea võimalus siit võitu püüda. Võib küll olla. TalTech andis ilusti, näitas, et nad suudavad ja on väga head. Tutvustame tänase mängu kohtunikke. Esimene kohtunik Imre Käpa. Tänased kohtunikud siis pukikohtunik Imre Käpa. Teine kohtunik Kaidur Kaart. Ja teine kohtunik Ema-Riia Teemus ja abisekretär Triin Peets. Kahjuks seda nime ei kuulnud. Ja võistkonnad alustavad tänast mängu koosseisus. ESRM Daugavpils number 17 on Eriks Voronko. Esimene, kes on põhikoosseisus, on Eriks Voronko. Siis on number 7 Sandis Ülans ja number 4 Devis Solernovis. Number 12 Konstantinis Marksenko, number 11 Karli Sugis Abelitis ja number 10 Matis Solkovski ja libero number 13 Sergei Nikolajevs ja Pavel Misronovs.
Audentesel siis alustab põhidiagonaalründajana Kaspar Timusk, temporündaja Alex Antsi, siis nurgaründajana Karl Kreek, teine nurgaründaja Mati Juus, teine temporündaja Joonah Martin Üprus ja sidemängijana Regan Rohumets. Liberona siis Arto Lepamets ja Christopher Pajuste. Mis seal nüüd toimub siis? Kas juhtus siis nüüd? Mingi segadus vist pigem. Yeah. Vist juhtus siis segadus põhikoosseisu numbritega, et tuli kohe alguses vahetus, Alex Antsi välja ja Mart Vahter sisse. No, ikka juhtub selliseid asju vahepeal, et ja pole hullu. Praegult läheb servima külalisvõistkond ja koduvõistkond peab vastu võtma. Oi, siin on Daugavpilsi fännid on päris kõva trummikooriga kohal. Oi, esimene kohe. Oi! Väga hea tempo rünnak siin Mart Vahtri poolt ja alustame siis juba väga hea punktiga. Servima läheb Karl Kreek. Ilmselt siit tuleb hüppelt palling. Ja tulebki. Oi, Daugavpils hädas. Ja Daugavpils lööb palli auti. Ja Audentes juhib 2-0. Saab siis Karl Kreek uue võimaluse. Ja väga hea häst oli siit. Nüüd võiks Karl Kreek oma servi hoida ja veel vastastele siis pinget tekitada. Oi, ja see läks auti praegu, aga pole hullu. Uus võimalus. Daugavpilsi poolt läheb servima number 4 mängija ja sealt arvatavasti tuleb ka mingi pall. Ilusti käes Liberol. Kaspar Timus nüüd eksib selle löögi, kuid väga tore on näha teda uuesti palliplatsi peal. Nimelt Timusk oli siis tükk aega hüppeliigese vigastusega väljas. Ja sealt Timusk lõi hästi. Oi, löödi kätest ära, aga pole hullu. Ja jätkab Daugavpilsi mängija servimist. Ilusti saadi üles serv. Hästi, Mati Juus lõi, aga kaitse oli hea. Ilusti side jagab tõsted. Kolmane plokk, oi, saadi üles väga hästi. Ja uuesti Tempsi. Ja Audentes sai selle punkti endale kätte.
ja servijoone taga Mart Vahter. Väga hea serv ja hästi käes. Oi. Vot see oli hea kombinatsioon Sidelt ja tempomängija. See oli tõesti väga hea löök. 4-4 on sellist tabloo. Ja seisul 4-4 on servijoone taga Sandis Vilsand. Ja see ettevise ebaõnnestub täielikult. Ja nüüd läheb servima Kaspar Timus. Oi, kahjuks läks ettevise liiga ette, siis läks võrku. Aga pole hullu. Hea serv. Super löök Mati poolt. Tundus, et lõi isegi üle ploki praegu. See oli hea, väga hästi löödud. Timus oli see, kes praegu targalt tõi sinna tsooni 6 piiri äärde. Väga tore minu arust, et Mati on siia Audentesse tagasi mängima tulnud. Nimelt siis Mati Juus lõpetas ise Audentesse spordigümnaasiumi 2 aastat tagasi. Ja. Nii et tore on teda uuesti siin saalis mängimas näha. Aitab nooremaid ja niisugune huvitavam seltskond on koos siis. Ja. Hästi tasavägiline on olnud praegusel seisul, mis on päris huvitav vaadata. Super serv. Ja siin ongi meestel on väga huvitav vaadata, kuidas planeeriv serv nagu töötab. Et mehed võtavad enamasti planeerivad servi ülevalt vastu, mis siis veidi nagu seda olukorda on. õnn oli praegult Audentese poole, väga hästi. Ja servijoone taha läheb Joonah Martin Üprus, number 8. Sealt ilmselt tuleb ka planeeriv serv. Hästi vastuvõtt. Oi, kui hästi ära lahendatud blokist. Väga kavalalt tehtud. Näitab siis Karl Kreek musklit ka teistele sellise punkti järel. Väga hea vastuvõtt. Proovidi tempot. Plokk jäi ette ilusti. Oi, kui hästi. Sealt, jah, minulegi tundus, et Kaspar Timus astus üle joone. Väga hästi oli side poolt jagatud. Aga pole hullu, uus punkt ja uus võimalus pall maha lüüa. Servima läks Karlis Ugis Abelitis, kes on Daugavpilsi sidemängija. Oi, hea serv. Väga hästi mängitud see tõste sealt. Hästi. Keegi vist oli võrgus, see oli Karl Kreek mulle tundub. Tundus küll, jaa. Seal vist oli väike ebakõla Mart Vahteri ja Karl Kreegi vahel. Et kumb siis läheb seda võrgu peal palli üle lükkama. Ja Daugavpilsi sidemängija saab servijoone taga jätkata. See oli väga hästi tehtud, siuke roll ette. See oli jah, päris tark serv sealt.
Jällegi hea serv, aga seekord kukub see siis võrkpalli piiridest outi. Servima läheb Regan Rohumets. Hästi hea serv oli. Oi, kui side tõstis väga hästi. See oli jah, päris kiiresti tuli tagasi teine. Jaa. Audentesel siis praegu side 1 asetus. Oi, nüüd. Ja sealt tuleb Kasper Timus, kes on diagonaalründaja, jookseb huvitavalt siia 2 peale nurka, mis on siis ilmselt sellepärast, et Kasper Timusk on vasakukäeline ja see toob teatud eelist. Oi, ka hästi tehtud. Väga targalt on tehtud jällegi Karl Kreegi poolt. Servima läheb Karl Kreek, paneb tugevat pallingut. Väga hea serv, tuli esimese korraga kohe üle. Daugavpils mängib head kaitset. Oi. Ja teist korda jääbki maha, kui tempsi tõsta. See oli väga hea, ikka väga pauklöök. Oli. Seisul 11 saab Karl Kreek serjoonedega jätkata. No ikka juhtub, pole hullu. Üritas uuesti teha tugevat servi ja piiri veel panna, et oleks ebamugavam. Servima läheb Davis Solenerovis. Vastuvõtt jäi kaugele küll side ja Mati ilusti lahendasid ära. Hästi seisab Arto all. Ai, napikas, Timust tundus katsetas läbi selle ploki praegult. Aga kahjuks oli sein piisavalt kindel. Servimist jätkab uuesti tempomängija. Hästi seisis libero kaitses all, uuesti ilusti seisis. Ja Mati Juus lõi ära ilusti. Daugavpils oli nüüd võrgus. Võrgus oli hoopis või? Praegult peab kiitma Arto Lepametsa kaitsemängu. See oli praegult väga hea. Ja vastuvõtt. Oi, ploki ja võrgu vahele löödi. Praegult kahjuks jah, see plokk ei pidanud. Minu vana treener Ellen Aros ütleks selle peale, et poisid rippusid seal praegult nagu pesu restil. Ja vastuvõtt. Ja lõi ära 3. ploki peal. Matil on väga hea kõrgust ja saab sealt väga hästi lahendada. Ladvast lõi väga hästi tehtud. Sisse tuleb Audentese Soome ja välja tuleb Audentese sidemängija Regan Rohumets, et kõrgendada plokki. Super serv. Sinna 2 mängija vahele konflikti on alati lihtne spallingut lüüa, et väga tubli Kaspar. Ja emotsioon oli ka poistel peale seda punkti, tulid kõik kokku ja tujuga meelega.
kui tark oli see Timuski pool. Väga hea serv. Timusk viis juhtima Audentest 1 punktiga Daugavpilsi tiimist. Kas tuleb ka veel järg? Võiks ju. 3. Aspendenka tulla. Võiks, oleks väga hea. Ja sealt just tundus, et Daugavpils lõi trussi palli ja lähme siis esimesele timeoutile Audentes eduseisus. Jah, et Audentes on nüüd väga hästi esimest game'i alustanud, et kui süüt niimoodi samamoodi edasi panna, siis on ju esimene game'i võit vägagi lubatav ja tõotav. Ja olemas, jah. Kaitses on tublisti pannud hullu ja julgelt rünnanud. Jätkame siis Kaspar Timuski servidega. Jällegi väga super serv. Oi. Nüüd peab kiitma Daugavpilsi sidemängijat. Tegi väga hea bloki. Targalt tehtud. Ja nüüd tuleb vahetus uuesti. Lillipuu läheb sisse ja tuleb välja diagonaalründaja Timus. Nüüd sai siis Audentes endale ette liini 3 ründajat selle vahetusega. Kapten. Ilusti käes ja oi, kui hästi tehtud Mati Juusi poolt jällegi. Väga tubli. See oli väga hästi, jah. Lillipuu viskas sealt väga ilusa tõste ette ja sealt sai hästi lahendada. Ja peale sükest head lööki läheb Mati Juus isegi servima. Tundus, et sealt väga ei saanud praegu pallile pihta, aga õnneks jäi Daugavpilsi mängija sinna servile ette. Jäi hästi ja ilus vastuvõtt ja tõsta ja kõik oli hästi tehtud Daugavpilsi poolt. Hästi tasavägine tundub praegult, et kui lähevad ette kumbki tiim, siis läheb ainult 1 punktiga, siis võetakse järgi. Ja vastuvõtt. Ui. See löök vist läks natukene näppudega, aga pole hullu. On siis seis jõudnud viiginumbriteni 17-17 ja servijoone taga jätkab number 12. Kes on tempomängija. Hea plann on ta. Oi, hästi pääsid ära Audentese mängijad. Ja side pani ära, Daugavpilsi side pani ära. Süüksed asju on minu arust meeste võrkpallis väga äge vaadata, kui sidemängijad ikka palli maasse taavad. Ja kavaldavad üle teised mängijad, see on hea. Praegult võttis Audentes Solarstone esimese aja. Jaa, sul on õigus. Tundub, et Lauris seal seletab üprusele miskit. Servist jätkab number 12.
nii poisid, Audentese poisid tulevad uue energiaga, ma arvan, peale, mis toob julgust ja lüüa maha palle. Oi, päästab! Hästi, Arto päästis ära. Ai, blokis tegi Daugavpilsi mängija lõi välja. Mul vajus tõesti karp lahti, see number 11 tegi, sidemängija tegi väga ilusa tõsta sinna ühe peale ja sealt oli päris hea punkt tuua. Praegult tuli Audentese poolt vahetus, Karl Kreek, nurgamängija, vahetati välja Saimre vastu ja Audentesele tuli Jääs. Ja servimist jätkab Daugavpilsi temporündaja. Ja planeeriv on. Poisid tunduvad natukene hädas olevalt. Ja julgestus Audentese poolt. Oi, Saimre pani ära nüüd. Peab kiitma ka sidemängijad praegult, viskas sealt väga ilusa tõsta ette ja sealt oli ka lüst punkti tuua Saimrel. Servimas on number 8 Joona Martin Üpros. Hästi löödi ära keskmise tempo pealt. Tempo vajus ära blokis ja langeva bloki pealt löödi ära. Servima läheb Daugavpilsi sidemängija. Sealt tuleb mingi hea serv. Oi, tahtis teha kavalalt hästi võrgu ette, aga tõmbas liiga. Nüüd tuleb Audentese poolel tagasi vahetus. Sidemängija läheb siis Mark Norman Soome asemel tahaliini ja etteliini tuleb diagonaalründaja Kaspar Timusk. Nüüd sai Audentes tänu nendele vahetustele jälle etteliini 3 ründajat. Loodame, et Regan lööb siit nüüd hea servi. Oi, hea serv oli ikka. Vastuvõtt oli heas. Oi, kui hästi side mängib Daugavpilsi side ikka. Tõesti, seda on ja ilus vaadata. Seisul 22-19 läheb servima Daugavpilsi mängija number 10. Hästi võttis vastu Audentese libera. Ühe ploki vastu sai sealt Patrik Saimre küll lüüa, aga ma ei tea, kas tal ei sobinud tõste või midagi. Kahjuks lõi selle outi. Servivist jätkab Daugavpilsi nurgaründajaga. Oi, tahtis teha kohe Saimrele sinna servi panna, aga kahjuks läks võrku. Nüüd läheb Saimre läheb ise servima. Ilmselt tuleb jälle hüppelt serv. Ja tulebki. Ilusti käes libero. No jah, tänapäeval meil võib niimoodi tõsta. See tundus väga kahepuute moodi olevat. Okei. Okei, ega mina ausalt öeldes ei saanud nüüd aru, mis seal toimus. Libero vist tõstis eesliinist ülevalt. Seda siis võrkpallis teha ei tohi. Kui üle mängitakse, kui libero tõste mängitakse üle hüppelt, siis see ei ole minu arust määruste kohane, kuigi ega ma ausalt öeldes ise ka kindel ei ole. Praegult mängijad ise ka ei saa aru, mis seal toimus, et tundus olevalt õige, aga kohtunik selgitab midagi seal. Oi, Daugavpilsi trummid hakkasid nüüd väga kõvasti tööle. Hakkasid ja
aga see segab nüüd see apsakas Patrik Saimret ka, tema servimisel ka. Jah. Päris pikalt ikka seletavad seal, mis seal oli valesti või õigesti. Aga ülemine kohtunik Imre Käpa seletab vist nüüd siis ilusti ära ja jääb oma otsusele ilusti kindlaks. Ja Daugavpilsi kapten läks uuesti seletama ja Audentese tiimi kapten Timusk tahtis ka rääkima minna, aga saadeti ära. See juba läheb päris pikaks rääkimine, aga loodetavasti saavad selgusele. Saimre saab ikka päris normaalse aja küpsetada ennast seal servijoone taga. Eks näis, kuidas tal nüüd siis see serv välja kukub. Läheb kindla peale mängu panema. Hästi. Daugavpilsil tuli väike segadus. Oi. Super Arto. Hästi. Õigesse kohta pani, side oli esimesel väljas. Ja tehti ilusti blokk. Super blokk. Audentese varumehed tulevad ka juba peaaegu siin platsile. Nii õnnelikud ja emotsioonid on nii head. Patrik Saimre jätkab. Seisul 22-23 on Audentes 1 punkti taga veel. Ja lendas liiga pikaks, aga mõte oli hea 5 nurka otsida. Nüüd peab servi ilusti vastu võtma ja palli maha lööma. Ja Daugavpilsis läheb servima temporündaja. Eelmine kord oli tal hea serv, jõuline. Ilusti on käes. Hästi Arto. Ilus! See oli kohe meelega vist tõstetud lühemaks Timuskile ja töötas. Nüüd peab Audentes vastu pidama ja siit game'i lõppu ära pingutama. Servima läheb Mart Vahter. See serv läks taaskord liiga pikaks, aga mõte on hea. See oli nüüd küll natukene valus. Game sai läbi 25-23. Daugavpil siis võttis esimese game'i ja lähme siis nüüd reklaamipausile. Telial on tõesti kvaliteetne 5G võrk üle Eesti. Telia, tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Nii, oleme nüüd tagasi ja alustame teise game'iga. Veidiga siis statistikat Audentesel kõige parem punktikütt Mati Juus, siis Mati 4 punktiga, 3 punktiga siis Karl Kreek, Kaspar Timusk ja Mart Vahter ja 1 punkti tõi Patrik Saimre. Taugapilsil parim punktikütt number 12, Maršenko Konstantins 4 punktiga, näitab siis head kasutegurit +4 ja 3 punktiga number 10, 11 ja siis 2 punkti number 4 ja 2 punkti tõi ka tiimi kapten Erik Svoronko. Esimese palli lööb siis mängu Karl Kreek. Ilusti Regan Rohumets istus kaitses, Kreek tõstis selja taha ilusti 4. Tõsta ei klappinud ja pandi ilusti üle. Hästi lõi sinna ploki vahele. Karl Kreek jätkab servimist. Hea tugev serv ja ilus vastuvõtt oli vastastel. Väike ebakõla tundus Audentese poole pealt tekkis. Servima läheb number 10. Matis Šalkovskis. Issand nende Läti nimede hääldamine ei ole ikka kõige kõrgem. Hästi võttis vastu Karl Kreek. Super. Oi, hea tõsta. Võttis vist Audist Kaspar selle palli ära. Jäi ette ise kogemata sinna. Julges siis üles enda löögi. Oi, kui tugev serv. Ilusti Mati istus all seal. Hästi Regan jõudis. Osa. No on tugevat. Hästi tõi. Hästi tõi, jah. Ja läheb temposse. Hästi. Audentese tuleb kolmandat korda. Oi, plokk oli ees. Ja said punkti. See oli ikka magus punkt praegu. Tublid. Super kaitsemäng. Väga tubli ja Audentese liber istus all ilusti. Karl Kreek tõi ka sealt kaugelt ühe käede palli ära. Jaa. Servima läheb Mart Vahter. Taaskord lendab päris pikaks.
Daugavpilsi poolt läheb servima nende temporündaja number 4 Devis. Oi! See lõpp peaksid andma Audele emotsiooni juurde ja siit võiks ju minna juhtima. See oli ka väga hea löök. Tõesti ilus. Sealt, Regan tõstis ka ilusti ühese ploki vastu, sealt Mati sai keset platsi vajutada. Servima läheb Kasper Timus. Daugavpilsi side ilusti jagab hästi palju temposse ja tempomängijad on väga hästi löövad. Daugavpilsi diagonaalmängija servib ilusti ja vastuvõtt käes. Oi, äge! Ploki ja võrgu vahel oli väga hästi tehtud. Sealt meeste paipi vaadata on päris huvitav, nad nagu maanduvad võrgu alla. Lenduvad väga kaugele. Osa. See oli vist tugev serv ikka. Hästi toob. Oi, kui peale. No see Daugavpilsi sidemängija on hea ikka. On jah. Talle meeldib vist ise ka lahendada ära neid. Eile ta mängis TalTechi vastu ka minu arust väga hästi. Servimas Daugavpilsi kapten number 17. Ilusti käes. Super! Regan Roomets tegi seda. Tubli Regan. See oli äge. Pettis ära. Tegi siis Daugavpilsi sidele nii-öelda tagasi. See punkt tõi ka emotsioonid ülesse. Audentese poolt läheb servima Joona Martin Liprus. Päris hea serv sealt Rossi lähedalt liikus. Oi. Hästi löödud. Mati Juusi poolt ilusti vastu võetud. Oi! Ja plokk oli võrgus. See oli ikka korralikult võrgus. Võrg siiamaani liigub. Ja kinkisid praegu punkti ära Audentesele. Servima läheb Regan Roomets. Ja tugev serv. Väga hea. Vastuvõtt jäi kaugeks. Väga hästi. Vot see on punkt. Mulle tundub, et Regan ja Mart Vahtri see klapp on väga hea. On küll ja hästi ilusti leidis Regan Vahtri üles. Nii võrku lõi sealt vist. Tundus küll, et lõi võrku. Kas see nüüd tõmbas Daugavpilsil natukene motti vähemaks ja andis Audentese omadele juurde? Võiks ju tegelikult. Aude on nüüd 2 peal ja Regan jätkab. Oi, kui hea serv. Hea terav. Ilusti istus all. Super kaitse, jah. Oi. Ja kus ta leidis selle koha? Piirist vist lõi sealt ära selle sidemängija kõrvalt. Daugavpils võttis oma esimese aja seisul 9-6 Audentes juhib. Aude on siin nüüd vist oma selle flow üles leidnud ja tundub, et ikka hakkavad vastu Daugavpilsile. Hakkavad. Audentes ilusti toetab 11 mängu ajal, mis on väga tore vaadata. Kui väga palju vahetus tuleb ja siis nad ilusti celebrativad seda.
tähistavad oma punkti. Täpselt nii. Kas see aeg nüüd segab Regan Rohumetsa ka? Peab pinge peale näiteks. Võib olla küll. Vist ei kõigutanud see. Väga hea, jah. See oli nüüd, jah, sidemängija ikka tõstis hästi ka jälle. Ja läheb ise veel servima ka. Tegi tema siis esimeses game'is päris palju pahandust, et vaatame, kas suudab seda uuesti. Loodame, et mitte. Loodame, et mitte. Ja ei suutnudki. Servima läheb Karl Kerek. Ja serv vastuvõtt jäi kaugele. Oi! Kaine blokkes! See oli ikka täitsa kinni praegu. See oli äge. Minu meelest oli see Mart Vahtar, kes pani kinni. Ja servimist jätkab Karl Kreek edasi. Napikas. Tundus, et läks seal palli jagu auti. Tegelikult tuli vist välja, et see oli hoopis Mattius, kes oli seal blokis, pani kinni. Oi, päris joone lähedale viskas praegult number 10 selle servipalli. Oi! Kahjuks saab Aude täpselt samasuguse bloki tagasi. Ja Audentes võttis oma esimese aja ka mõtlemise jaoks. Ja seis on hetkel Audentes juhib 11-9, aga nad on vist treeneri jaoks jätnud natukene nüüd vist seletavad üle, et mida võiks paremini lihtsalt teha. Mulle tundub, et anti Kaspar Timuskile mingeid juhiseid seal, et kuidas mitte blokki lüüa. Võib-olla, jah. Ja servimist jätkab edasi number 10 mängija Mattis Salkovski. Ja tugev serv. Oi, super. Hästi kaitses oli. Oi, hästi. Sealt just mulle tundus, et Mati läkski neid käsi sealt otsima, et auti lüüa. Väga hästi leidis nüüd üles. Päris hästi üle sealt keeras. Audentesi liber oli ilusti kaitses ka seal taga. Tõi üles. Servib Mart Vahtar. Oi! Ilusti kaitses tõi üles selle. Oi! Ja vot see on punkt. Sealt vist Kaspar Timuski ei saanud pallile väga hästi pihta, aga väga hästi hea sektor ja sektori leidis ülesse. Hästi mängisid kaitses Audentes ja võitlesid. Servimist jätkab uuesti Mart Vahtar. Ja planeeriv. Tõesti, see pall jäi seisma õhus. Ilusti blokk on. Oi, jõene blokk ja sai punkti! Tubli Kaspar. Poisid on väga õnnelikud selle üle. Hästi hoidis käsi seal, et ei lasknud ära tõmmata. Daugavpilsist tuleb vahetus, kapten tuleb välja ja tuleb sisse number 5 Sandis Kimotis. Normaalne keelevääne on ikka neid Läti nimesi hääldada. On.
Audentes praegu juhib 14-9. See oli ilusti käes. Hästi kaitses ja jõudis. Tempomängija teeb sidetrikki juba. Hästi. Ja tõi ära oma punkti, mis ta ennem tahtis teha. Ja siit tundub, et Aude on ikka hoos ja Aude on juba tegelikult ka 6 punkti ees. Nii et siit on hea veel edasi minna. Tundub, et nad naudivad praegu mängimist ka. Ja mulle ka. Hea serv. Oi, see oli vastlöög. Seal oli ikka päris tugev jõud taga. Ja see oli küll. Ja nüüd läheb Davis Solnerovis veel ise servima. Kolmasesse plokki lõi praegu Mattius. Seal oli jah, päris hea sein ees. Tahtis vist üle lüüa või kätest lüüa. Auku vist sealt otsis jah, aga Daugavpils sai sealt päris ilusa ploki ette tehtud. Jaa. Tempomängija number 4 jätkub. Vaata, Aude poisid seisavad praegu servi vastuvõtul põhimõtteliselt tagajoonest väljas peaaegu. Oi! See oli vast äge. Poistel on emotsioonid väga üleval. See oli äge, kuidas Regan Rohumets saatis kohvile praegu vastased. Ja Timus kõmmutas maha. Tõesti väga äge, et Timusk on nüüd oma vigastuspausilt tagasi tulnud ja saab nüüd hakata lammutama. Super serv veel otsa. Ja Daugavpils ise eksib ka veel. Annab poistele veel indu juurde. Oi, nüüd ta eksis, aga pole hullu, tuleb uus. Ja servima läheb Daugavpilsi diagonaalründaja. Oi, hoopis, siit tuleb topeltvahetus. Number 77 tuleb sidemängija asemel, kes on Danila Mironovs ja number 9 läheb number 7 asemele, kes on Edgars Baltakis. Nüüd siis on Daugavpilsil tänu sellele vahetusele jälle 3 ründajat eesliinis, mis teeb Aude töö veidi raskemaks. Hea serv planeeriv. Hästi lahendatud Mati Jusi poolt. Mati on täna väga head mängu tegemas, mulle tundub, et lööb siin päris hea protsendiga, 46%. Väga hea on see. Ja läheb ise veel servima ka. Oi, tahtis vist, viskes liiga ette ära selle. Tundus jah, ja siis pani randme niimoodi peale, et pall kukkus alumisse võrgutrossi. Daugavpilsi poolt läheb servima number 5 Sandis Kimotis. Ilusti jõudis alla, libera. Oi, see pall tuli ka kiirelt tagasi. Ma ei saa aru nüüd, kas Daugavpils loeb lihtsalt Regan Rohumetsa mängu nii hästi, et jõuab 3. plokki või... No okei, sealt oli praegult ainuke võimalus oli jah, sinna tõsta selles suhtes ja... Sest et ma vaatan, et nurgas on kogu aeg 3 plokki. On küll jah, iga korda. Eks näis. Servima läheb Joona Martin Prus. Paneb hea servi. Side tõstis alt, mis on päris Oi! Ja 1 meetrisse ja kas see oli Regan? See oli Regani plokk. No see oli päris hea.
tead. või ta on lihtsalt väga õnnelik selle ploki üle. See oli hoopis Mart Vahtri plokk. Lätlaste poolt tuli vahetus, number 10 tuleb välja, 14 läheb sisse. Üprus jätkab servimist. Oi! Hea serv. Idekas. Oi, kui hästi tehtud ja... Väga hästi. Tempomängija arvas, vähemalt tundus niimoodi, et Reganda saab tempsi, aga no pani hoopis kiire 4. Pettis ära. Siin on juba vahe 7 peale kärisenud ja Üprus jätkab. Ilus vastuvõtt. Oi, jõuab! Mati Juus oli ilusti kaitses all, aga lendas ära. Servima läheb number 12. Konstantin Marisenko. Hästi käes Audentese poolt. Ai, tahtis kavalalt. Oi! Oleks võinud ise mõnes mõttes lahendada. Seal tal oli 2 plokki juba ees minu arust. Hea plokk. Oi, hästi tõi! Hästi, Arto! Oi, Karl Kreek läks hästi järgi. Väga tublid. Oi! Vastu vahtimist peaaegu sai. Ondi jah, ikka. Aga väga tublid kaitses, läksid järgi igale poole. Väga hea. Peaaegu publikusse jõudsid välja. Servimist jätkab Daugavpilsi tempomängija. Ilusti käes. Oi. Sealt tõi diagonaalründaja selle Hane väga hästi üles. Ja Daugavpils võtab järjekordse punkti. Ilusti lõi Latvast ära. Tuleb time out Audentesele. Et segada Daugavpilsi tempomängijat. Sealt lihtsalt Aude-kutid peaksid sama emotsiooniga ära minema, mis neil game'i keskmes olid. Võiks küll. Natukene maha raugend. Ühte head punkti oleks vaja või head rallid, kus nad saavad palli kätte ja lahendavad ära. Audentesel rohkem ei ole time out'e. Ja vastuvõtt Matiusi poolt ja tõsta Timoskile. Ilusti kaitses istuti. Hästi lükkab. Oi. Ja on alles jõudu. Karl Kreegel lõi plokist out'i. Regan läheb nüüd servima. Läheb 5 peale nurka servi lööma. Ei teagi nüüd, keda ta seal sihtida üritab. Või paneb ette hoopis. Planeeri, okei. Ja jõuavad. Väike ebakõla vist tekkis, et silmanurgast nähti, et keegi teine läheb veel ja siis pidurdati. Servima läheb number 77. Danilo. Hästi käes. Ja tõsta jällegi Rohumets ja Vahter Tuuvo töötab väga hästi täna. Ja Rohumets tõstab väga hästi tempsi. Ja seis on 23-18 Audentes juhib. Karl Kreek alustab servimist. Anti uus pall, kuna pallikatel veeres pall servi ette. See oli hea tugev serv.
ai, ebakõla tekkis praegult. Ja ühese bloki vastu. Jälle Mati lööb palli maha. Väga hästi tehtud. Karl Kreek jätkab servimist seisul 24-18. Audel on nüüd esimene game pall kasutada. Läks kindla peale ilusti üle. Ai, käte vahele löödi. Ei pidanud, jah. Kui Aude nüüd selle game'i kätte saab, siis neil on ju esimene game, mis on Balti liigas võidetud, nii et päris hea. Minu teada vähemalt peaks nii olema. See on päris hea. Oi, Jess, ja võitsiki! Äge! Ja said oma essa game'i! Väga tore, et Aude kutid nüüd saavad siit edasi minna ja meie lähme nüüd reklaamipausile. Telial on tõesti kvaliteetne 5G-võrk üle Eesti. Telia, tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Ja reklaamipausilt oleme tagasi ja seis on esimene game läks Daugavpilsile ja teine läks Audentesele. Veidi siis statistikat ka. 2 game'i peale kokku on Audentese topskoorer Mati Juus 10 punktiga. Talle järgnevad siis Karl Kreek 8 ja Mart Vahter 6-ga. Vabandust, Kaspar Timmusk on 7-ga ka veel. Siis Daugavpilsil on topskoorer number 10, Matis Šalkovskis
kes on 6 punktiga, siis 5 punkti on võrdselt number 4 David Šolnerovitsil ja number 12 Konstantin Martšenkol. Ja tõste Regan Rohumetsa poolt, aga kahjuks lõid Karl Reek plokki. Servimist jätkab number 10 nurgamängija. Ja serv ilusti käes Kreegi poolt ja tõsta tuleb ka 4 kohe. Hästi päästab sealt. Oi, see oli väga joppas, nagu väga joppas sealt. Ja teise poisid said esimese punkti endale. See oleks ilmselt väga valus sealt on, kui selline pall oleks sisse kukkunud. Keegi ei olnud selleks valmis ka väga. Ei olnud, jah. Õnnega pooleks. Karl Kreek läheb servima. Ja pommserv. Sealt Taugapils teeb hea. Oi, ei mängitud edasi kahjuks. Tundus niimoodi, et libero ja sidemängija jooksid kokku kogemata. Ei näinud üksteist, aga pall jõudis üles, aga millegipärast ei mindud järgi. Sealt vist oligi Reganil ja Artol suht raske vaadata, et kumb edasi mängib. Ma isegi ei saanud aru, kes sealt selle kaitsepuute sai. Oi. Pole hullu, ikka juhtub. Juhtub ikka. Väga tugev serv oli. Hästi napikalt läks üle tegelikult, ei olnud üldse palju. Ja sidemängija ei saanud kahjuks plokki hüpata, kuna ta on tagaliinis mängijad. Arto veidi hädas. Oi! Taugapils tegi praaki veidi. Rippus võrgus natukene, tundus nii. Aga see on hea, siis ei ole serviseeriat ei tulnud väga pikka. Servib Mart Vahter. Ja see side näitab oma taset ikka väga hästi, jagab mängu ja minu meelest oli see ühe ploki vastu. Ja, sealt tempole ongi väga raske 2 plokki teha, aga peab kiitma, jah, väga hästi. Tempo suutis sealt Aude 1 plokist mööda lüüa ilusti. Vastuvõtt jäi kaugeks, aga pole hullu. Ilusti Mati Juhus lahendas ära. Ja tundus vist, et lõi plokki. Jah, võib-olla küll. Või trossi hoopis, ei teagi. Sealt päris huvitav, et see võrk hakkas liikuma pärast, aga ega siit ülevalt nüüd tead küll, mis imelist vaadet ei ole sellele võrgule, et piire näeb siit paremini. Kaspar Timosk läheb servima. No nüüd tulid trummid ja kõik asuvad ka välja. Hea serv. Ja 3. plokk Audentese poolt. Ilusti kaitse. Matilt Honi plokki. Ai, nüüd jäi kahjuks Timus kõrku kinni. Tundus, et Üprus oleks ilusti seal. Kaitses oli ka olemas, aga kahjuks tõi selle võrgust üles. Aga ilusti pingutavad ja mängivad. Ja siit ei tohi nüüd Taugapilsi ette lasta, muidu on game'i lõpus väga raske seda vahet tagasi teha. Ja serv planeeriv oli. Ja oi, kuidas tinistas ära need Taugapilsi oma. Siit oli nüüd ka näha, et ikka Taugapilsi mehed hüppasid ikka tõesti kaugelt seda plokki. Oli, jah. Ja Mati Juhus läheb ise veel servima ka. Tegi spinni. Natuke jäi vist puudu, kui oleks väike samm veel paremale, siis oleks palli jätta. Jaa, sealt ikka nurgaründaja läks suhteliselt jõu pealt lööma. Läks küll, jah. Tundus, et lõi side pealt ära, va? Sealt, jah, vahelt vist tundus, jah, et läks, ma ei tea nüüd kumma näppe, aga jah. Ilusti leidis käed üles. Hästi lükkab Regand. Ilus. Hästi lahendab ära. Plokis lööb välja niimoodi.
ja servima läheb Audentese tempomängija Joonah Martin Jüprus. Sealt Taugapilsi plokk peab hästi. Mulle tundub, et pealtvaatajad juba karjuvad, et piiri? Tundub küll, jah. Et piiri peab lööma? Äkki see on siis Karl Kreegile mõeldud? Ma ei teagi. Servima läheb Taugapilsi sidemängija. Hea serv on tal ikka. Aga ilusti on Mati Usil käes. Hästi tõstetud, aga kahjuks oli siis jälle Taugapilsi plokk ees. No see on ikka kindel nagu sein, tundub mulle. Taugapils tegi siit oma 9. plokki. Sidemängija jätkab ja paneb rullservi tempole, mis on hästi käes. Ilusti käes on ikka tempo. Super, väga hea sektor Kreegi poolt. Ja said veel selle punkti endale ka. 6-8 kaotusseisust läheb Regan servima. Sealt võib ikka tulla hea serv. Nõudame. Ja tuligi ka. Aga hästi käes ka tegelikult. Oi. Nad ikka leiavad seda ploki vaba kohta. Servima läheb number 10 mängija, kes on nurgaründaja. Oi, ja serv, hästi Orto. Hästi lükkavad, tõstavad sinna nurka. Hästi tehtud. Plokki latast ära. Ja see oli hästi tehtud, jah. Servima läheb Karl Kreek. Paneb jõulist servi. Väga terav. Oi! Sidemängija oli seal tagaliin, et ta ei oleks tohtid hüppata sinna. Muidu oleks punkt automaatselt näin Audele. Jah, aga vist ei jõudnud ikka Eesti ära tulla ja siis Mati nägi ja... Mati lõi vastu lihtsalt ühe pommi. Ja pani jah. Ilusti käes. Tempomängijad on ikka head. Taugapilsuma. Ja neil tõesti töötab see, jah. No, side tõstab ka hästi kogu aeg neile alla ja siis nad lahendavad ära ilusti. Ja ise läheb veel peale sihukest head rünnakut, läheb veel servima. Ja serv lõpetab põrgus. Kahjuks ja... Vahe on nüüd minimaalne. Seis on 9-10 ja Mart Vahter läheb servima. Nüüd vahetab nurka, kus servib. Ennem servis 5 pealt 5 peale, nüüd vist servib 1 pealt 5 peale. Tundub nii. Jah, lähebki liberale. Oi! Õnnega pooleks oli see. Mulle tundub, et Aude ongi oma servil võtnud sihtmärgiks libero. Okei, no siin on kapten on ka saanud suhteliselt palju vastuvõttusi. Päris hea tugev serv, aga Karl Kreegil on see ikka väga hästi käes. Oi! See paip oli hästi tehtud. Oli jah, sealt oli suhteliselt raske seda läbi lugeda. Aga vähemalt oli ilusti Regan all. Jaa. See vähemalt jah. Järgmine kord tuleb ülesse. Ja seda kindlasti. Oi, jällegi tuleb Taugapilsilt servi viga. Tuli jah. Ja Kaspar Timusk läheb servima.
hea serv. Oi, keegi sai vist pähe siit. Pagan, plokk jälle ei pidanud. Ei pidanud jah. Aga mindi side pealt lööma ka, tundus. Tõesti vist oli küll nii. Aga noh, ega Regan oma selle pikkuse peal tegelikult ju kerkib ka päris palju, et... Väga hästi kerkib, plokk on päris korralik. Oi, hea kaik, julgestus. Aga no Mati jäi nüüd ühesesse plokki kinni. See oli vähene või? Tundus. Võis küll olla. See oli nii kiire palju vahetus, et ma isegi tähele. Ilusti olid käed all ja oi, mis tõsta ilus. Oi. Tahtis latvu leida, aga ei leidnud. Sealt, jah. Nüüd Audel tuleb topeltvahetus. Side siis tahaliini ja diagonaalründaja etteliini. Sidemängijana tuleb siis sisse Steven-Martin Lillipuu ja diagonaalründajaks Mark Norman Soome. Kas see nüüd segab Daugavpilsi nurgaründajad ka? Kas see nagu paneb pinge peale? Ei pane, lööb ikka hea servi. Vastu, et oi, Pagan! Oi, libero sai rünnata peaaegu. Opan. Ai, keegi rippus võrgus. Seal vist, oi, kas sai nüüd haiget vist veidi? Tundus küll. See vist tundus, et oli väike ebakõla, et... Karl Kreek võttis ise servi vastu ja ei taha poole, et ei jõudnud ründ. Et Karl Kreek on tagaliinis. Mark Norman Soome on 4 peal ja ta vist jooksis 2 peale nurka ning 4 peale ei jäänud ründajat. Oi. Väike ebakõla nüüd jälle ja vahe on päris pikaks kärisenud. On jah. Loodetavasti saavad sellest üle, ilusti. Ja päris 7 punkti on juba vahe. See on väga raske järgi võtta. Ilusti käes saab mängida. Hästi julgestatud Arto poolt. Oi. Tõstis bloki alla kinni tundus praegult. Seal ma ei tea, kas Daugavpils on nüüd hakanud uue käigu sisse pandud, mis nüüd toimub, sest et Aude kutid on päris ära vajunud. Nad ikka võiksid nüüd üles leida oma mängu, mis neil teises game'is oli. Võiks küll leida. See on juba mitmes serv Daugavpilsi kapteni poolt. Teeb head seeriat, jah? Hea tõste. Oi, see oli hea rünnak. Veel parem kaitse. Ja nüüd tuleb Daugavpilsi poolt vahetus, number 10 tuleb välja ja number 14 tuleb sisse. Tegu oli siis nüüd vist nurgaründaja vahetusega. Jaa. Ilusti käes. Aga Daugavpilsi libero ikka jõuab alla. Ja jälle temporündaja. No tundub, et Daugavpilsi võtmeks on temporünnak. Väga hästi töötab neil see. Ja Audentese poolt tuli ka vahetus. Patrik Saimre tuleb sisse ja Mati Juus toob välja nurgaründajad. Et tuua uut energiat järsku sisse ja anda puhkust ka. Ilusti käes. No. Sealt libero nägi nüüd selle hane hästi. Oi. Ja nurgaründaja vist lõi sealt plokki vahelt. Tundus jah nii. Arnole süldapalli ja kahjuks oli lööb piisavalt tugev, et sealt oli seda raske üles tuua. No löödi päris põhja ka ikka. Natukene. Nüüd vist lastakse mängida, mulle tundub, sest et kapten võeti keset serviseeriat välja.
et nooremad saaksid ka vistuma ka ikka no julge serv oli hea. Hästi Soomelt. Ilusti toodi pall tagasi ka. Oi juud. Oi. Hästi tehtud. Ja tubli Saimre sealt päästis ilusti ära selle. Lillipuu sai ka sealt väga raske tõste tehtud. Aga ilusti päästis ära sealt. Tõesti sinna näoga võrgu poole veel, mis on raske ka natuke. Servima läks Patrik Saimre seisul 11-21 Daugavpilsile. Nappikas. Aga kahjuks langeb see servauudis. Challenge! Esimese vaide selles mängus. Ehk siis antud hetkel kohtunikud kontrollivad, kas pall oli audis või ei olnud. Sealt tundus jah, et tegu oli päris napi serviga, aga mina ütleks, et tegu oli out-serviga. Ma ei teagi. Mulle endale isegi tundus, et oli sees. Ja oli ka. Ikkagi Daugavpilsile läheb punkt. Aga tundus, et võeti vaie selle jaoks ka, et lihtsalt rahustada poisse maha ja rääkida taktikaliselt läbi, et mida võiks parandada. Kuigi ju Lauris pole mitte ühtegi time-out'i veel võtnud. Ei ole jah võtnud. See on hea tähelepanek. Sees. Ja serv viie peale. Hästi sinna nurka kukkus. Kas tuleb teine serv ka sinna samamoodi viie peale nurka? Väga hästi planeeris see serv. Ilusti ploki käed olid vahel. Outi, jah. Ja Aude saab veel võimalust seisu parandada. Äge. Servima läheb Joonah Martin Üprus. Hea serv. Hästi planeeris. Oi. Aga leiavad kuskilt selle ploki nagu... Praegu tundus, et lõi diagonaalist ära. Tempomäng ja vasaku käelt löödi ära, jah. Sidemäng ja Daugavpil siis läheb ka servima. Sealt on päris hea spinserv. Tempomäng jõutis vastu. Ja ise tegi ära veel. Mart Tohter on ka täna väga hea mängu teinud, et kõik, mis ette annaks, see lööb ära ilusti. Ja on võtnud 2 korda vastu ka väga hästi. Double plussi veel. Mark Soome läheb servima, paneb siis oli isegi spin. Hästi libero võtab vastu palli ja jällegi tempos tuleb see palli ilusti tagasi. Ja game nüüd lõpeb seisul 25-13 Daugavpilsile ja meie lähme veel ühele reklaamipausile. Telial on tõesti kvaliteetne 5G-võrk üle Eesti. Telia, tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa.
Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis Kuulbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Okei, ja olemegi tagasi jälle siin ja 2 game'i läinud Daugavpilsile ja 1 on Audentesele. Nii, nüüd loodame, et siis see 4. game on see game, kus Aude nüüd oma mängu tagasi leidnud, mis neil oli teises game'is. Ja tundub praeguselt, et Audentesel on sama põhikoosseis, mis oli algusest esimeses game'is. Ja alustavad jah. Ja Daugavpilsil on ka täpselt samamoodi. Servimist alustab Karl Kreek. Hästi käes jällegi. Ja tempo lahendab ära. Jälle Daugavpilsi tempoliin on ikka suhteliselt tasemel. Ikka väga hästi. Tundub, et tempomäng ei ole mõlemasse tsooni ühte kui ka 5, et ei teagi, kuhu panna plokki ette täpselt. Servib Daugavpilsi nurgaründaja number 10. Oi. See oli õnnega pooleks tundus. Läks päris põhja lööma, aga Tross päästis ära ta. Hästi, Mati lööb palli maha nüüd. Mart Vahter läheb servima. Ja servib, tundub vähemalt eelmiste põhjal, et servib 5 pealt 5 peale. Ja tulebki sul oli õigus. Oi, servi vastud tuleb nüüd üle. Ja kasutavad tempot ka Aude. No 1-1 on seis tempodega. Tasa. No see tõi Audentese poistele väga hästi uusi emotsioone. Järsku toob mängu tagasi see. Oi, väga napikust Rossist tuli tagasi ja andis Daugavpilsile punkti ja seis on viigis 2-2. Tempomängija number 4 läheb servima. Tal on eelmistel game'idel on hästi hea tugev serv olnud. Praegult päi targalt. Lööb pehmelt ja lõi sinna väga hästi ette, aga õnneks oli Tarto käed all. Blokis löödi läbi, käte isegi ei teagi kust. Kättest auti sealt Timuski käest tundub emotsiooni järgi, et oli. Pole rahul sellega väga.
ilusti käes Karl Kreegil. Ja proovivad ka tempost lahendada ära. Mis on tegelikult õige. Oi, hea julgestus sealt Mironovs teeb. Hästi toodud Karl Kreegi poolt. Karl Kreeg paneb hullu kaitset, praegult tundub. Oi, löödi kätest ära. Jälle lüüakse sealt kätest. Aga väga tublid olid Audentese poisid kaitses. Karl Kreek eriti pani hullu, tundus, et jookseb isegi seina. Siit peabki tegelikult mängima sellist ennast salgavat kaitsemängu, et muidu ei saa ju punkti. Ja kolmanda serviga läheb Daugavpilsi tempomäng. Matil vastu veidi kaugel, saab ise rünnata. Ja ründab hästi, teed targa hane sinna ja seda mängija ei jõua seda üles tuua. Väga hästi tehtud. Ja Kaspar Timosk läheb servima. Hea serv. Tõste peale, oi, Regan jäi nüüd peale. Ja tuli jõud välja sealt. Hästi, Arto toob sealt libera selle ära. Väga hästi toodud. Ja plokk! No on emotsioonid peal. No siit peabki nüüd edasi minema ja seda emotsiooni hoidma. No vinge, hea kaitse Arto poolt ja siis tuleb veel Regan mingi surus ka ja tuleb ühene plokk. Ja see oli super pallivahetus praegu ja seisub 4-4 ja jätkab servimist Kaspar Timosk. Hea roll sinna ette. Ja hoiavad käsi uuesti, näitavad, et ikka sein on ees. Hästi, Arto jõudis alla pallile. Oi. Daugavpilsi tempod jälle. Tundub, et tempod juba hullavad seal teisel pool. Neil on päris lõpus. No side tõstab ka ju väga hästi. Ilusti ette, jah. Ilusti käes. Hästi Regan sealt võrgu pealt. No ikka poiss hüppab päris hästi kõrgele. Äge, väga äge. Tundus, et isegi Daugavpilsi mängija ei saanud seda palli puutuda, hüppus, lükkas üle käte ära. Mati Juus servimas. Hea serv ja liber on raskustes. Ilusti jõuti alla. Tubli Timosk. Hüppas hästi. Ja veel kaitses ka tee ilusti. Daugavpilsil on ikka väga hea see plokk. Ja ei saa kurta, väga ikka ilusti hoiavad käsi iga kord. Siin hoopis ikka vist Daugavpilsi fännid karjuvad midagi läti keeles, mitte Eesti fännid ei karju, et löö piiri. Võib olla küll, jah. Sest et siit alt trummide juurest kostub see, ma nagu sain nüüd aru. Regan päästis alguses väga hästi servi vastuvõtul ära, aga kahjuks diagonaalründaja karistas ära. Joo, väga hästi lõi sealt. Arto istus küll kaitses all, aga tegu oli päris pommlöögiga, mida oli suhteliselt võimatu üles tuua. Tundus küll, jah. Ilusti käes ja proovib sealt targalt, aga jällegi temporündaja käed on ees. Nüüd lõi hästi sealt ploki vahelt ära palli Karl Kreek. Ja see oli väga hästi tehtud. Tundub, et Regan andis uue võimaluse Karl Kreegile, et korraks eksis. Ja kordas tõstet. Ja mis on väga hea, annab kindlust. Annab, jah. Servi Joonah Martin Üpros. Hea serv, libero jäi hätta. Sealt käib võrgu peal surumine ja seekord jäi peale number 10 Daugavpilsi poole pealt.
number 10 ju omavahel surusid ka. Surusid või? Ja Regan jäi seekord alla kahjuks. Tundub, et Reganil endal on ka naljakas selle asja üle. See on päris tore, et neil on lõbus. Peabki lõbuga võtma, ega ei saa ju sunniviisiliselt mängida. Jaa. Hea serv sinna nina alla põhimõtteliselt. Väga hea serv. Otse punktiks. Kreek ei ole nüüd ise ka rahul oma vastuvõtuga, seal mulle tundub. Jaa. Tempomängijatel on väga hea serv Daugavpilsil. Tõesti nagu paistavad silma, jah. Kõik päris kaugele vastuvõtt. Lükkab sealt päris okei tõste tegelikult, päris löödav teine. Ai, väga napikas. Sealt oli väga selline ja Lauris võtabki nüüd challenge'i. Kas see on nüüd ploki käte peale või outpalli peale? Pigem arvan, et ploki käte, sest et pall tundus päris kindlalt audis olevat. Seda küll, jah. Kui kas challenge'is üldse saab võtta ploki käte peale? Ma ei tea isegi, mis asjad siin Eestis on. Tavaliselt on olnud, et kas on sees või väljas, piiri peal. Ei teagi seda. Aga Lauris samal ajal kutsus tiimi kokku ja rääkis ära. Ikkagi oli tegu outpalliga. Oli jah. Seis on 10-6 Daugavpilsile ja tempomäng ja servib ikka veel. Siit poisid peaksid ennast nüüd kokku võtma, sest et 4 punkti on päris raske game'i lõppu jätta, et järgi tulla. Ja sealt jälle tublid. Väga hästi sealt Regan tõstis temposse palli. Neil on ikka väga hea klapp Mart Vahteriga. Regan läheb ise veel servima ka. Aga kahjuks eksib. Saab siis Daugavpilsi sidemängija nüüd servima minna Regani järgi. Ja. Ei tea, kas sealt nüüd tuleb spin. Ei, spin tuleb, jah. Oi! Õppes jälle võrgus, aga mõte tal oli sinna ette 2 peale nurka lüüa, mulle tundus. See oleks väga hea koht olnud. Aga noh, seekord ei õnnestunud. Tundus, et side vastas teisele sidele, et üks tegi vea, siis teine kohe oli pole hullu. Number 11 oli väga sõbralik, ütles, et pole hullu, et ma siis servin ka võrku, saame nulli teha. Jah. Oi, sealt hästi võitlesid. Ja blokk pidas hästi sealt selle temporünnaku kinni. Ja kaitse oli ka, Arto oli ilusti all, aga seal läks pall lendas väga huvitavalt. Jah. Daugavpilsi mängija number 10 läheb servima. Lööb ka sinna suhteliselt nina ette. Oi, hästi. Nüüd Timusk sai ka ilusti ühe tõsta ja sai selle maha lüüa. Loodame, et siit nüüd Aude kutid võtavad järgi. Tundus, et Regan tõstis ühese ploki vastu ka. Ja sealt oli jah hästi tõstetud. Ja Timusk on veel vasakukäeline, siis saab eriti hästi. Sealt 2 pealt on suhteliselt hea eelis vasakukäelistel küll, jah. Läheb serv pikaks. Ja vastastiimil läheb ka tempomängija servima. Kas ta teeb seekord ka kurja natukene? Ilusti all oli. Spin sealt trossi lähedalt lendus. Sealt Mati sai ilusti ploki näpud kätte. Hästi hea kaitse, aga kahjuks seekord ei saanud niimoodi kätte, et edasi oleks mängida saanud. Ilusti on all vähemalt, see on hea vaadata. Et käed on nagu all, aga järgmine kord tuleb ilusti ülesse. Oi! Hästi päästis Regan. Temporündaja mängis kaitses. Oi, sealt
kasutatakse jälle plokki ära ja lüüakse tugevalt sinna latva. Ja kätest ikka lüüakse päris palju. Nüüd võtab Aude oma esimese aja, seisul 9-15. Läti fännid on ikka elavad väga hästi kaasa. Ja nad on ikka kaugele tulnud. Ja neil on ikka kaasas kui need trummid ja pasunad. No nüüd, kui Audentes tahab ilusti järgi jõuda, siis peab nüüd siit sellest punktist hakkama järgi ronima. Servima läheb taas Daugavpil siis tempomängija number 4, kellel on hea tugev spinserv. Ta on tegemas ka väga head mängu, nimelt on toonud tiimile 10 punkti ja kasutegur on +9. Oh, see on ikka päris hea. Ja servi lööb sinna. Aga Matil oli ilusti käes. Ja nüüd Timusk on üles ärganud, mulle tundub. Läks aega kõigest 4 geimi või? Ei, no ta ikka alguses oli ka väga tubli ju. No oli. Ilusti lahendas ära. Vahepeal mulle tundus, et lihtsalt unustati ära veits. Jaa. Ja serv ka veel. Aga hästi käes. Sealt jõuab küll 2 plokki, aga vastaste diagonaalründaja vist lõi seal piirist Mati Uusi ploki kõrvalt selle palli maha. Tundus küll nii. Servijoone taha läks Daugavpilsi diagonaalmängija. Pani päris hea servi. Vastuvõtt jah, kaugel veidi ja nüüd saab Timusk jälle võimaluse rünnata ja ründab ilusti sealt ploki kõrvalt maha diagonaali palli. Timusk ikka päris hästi lahendab praegult ära. Kaptenina on võtnud rolli siin otsustada. Väga tubli. Servist tundus sinna külje pealt auti minemas, oi ja nüüd juhtub väike apsakas. Tundus, et pall võis olla higine. Vist veidi küll või siis sidemäng enda käed. Aga võttis selle vea endal omaks, mis... Ja Mati Uus läheb uuesti servima. Hea serv. Vastuvad kaugel. Nurgaründaja tõstab sealt diagonaalile. Ilusti Timusk on all. Seal oli kahjuks väike ebaküla, sealt vist number 8 hüprus tahtis selle palli ise minna tõstma. Tundus küll ja Regan tahtis veel samal ajal talle tõsta ka. Jah. Aga noh, pole hullu, siit veel on võimalik järgi tulla. Nüüd servib siis Daugavpilsi kapten, kes tegi eelmises game'is väga hea serviseeria. Ilusti käes, tundub. Oh, väga hea. Hästi ühe ploki vastu saab sealt rünnata. Aga on nad väga hästi all on Daugavpils igal pallil. Ja pushball sinna. Väga targalt tehtud, aga pettis ära vastased. Jah. Sai sealt vist jäeti piiri veits ruumi ja siis... Tundus, jah. Lükkas sealt ära. Hästi käes on Daugavpilsil. Ja tempos ilusti Karl Kreek ise... Ai, nüüd läks veidi liiga julgelt otsustama. Aga noh, peab julguse eest kiitma. Ja seda küll. Ilusti oli blokis ja võttis enda selle julgestus ülesse ka. Ja. Ilusti käes. Serv hästi käes ja tempo jälle töötab. Mart Vahtril ka täna ikka suhteliselt hea mäng. 9 punkti peaks olema toonud ja rünnakuprotsent all 64. Hea serv Regan Rohemalt sealt. Toob.
oi, toodi kaitses ka, väga tublid. Nüüd peab plokk kaitse veel paremini töötama ja löök. Ja löök läks auti. Tempod eksivad ka Daugavpilsil, nad on ka inimesed ikka. Tundub nii. Siit on seis on juba päris okei, Audentes on 3 punktiga vaid taga. Jõudsid ilusti järgi. Hea serv äss. Ja Regan tegi endale ässa ka. Müürgab ka seal natukene veel. Toob emotsioon üles, oi, kapten Timusk on ka väga õnnelik sellele. Ja Daugavpils võtab time-out'i. Nüüd on lihtsalt kõige tähtsam see, et Regan lööks, paneks ikka head servi, aga ei eksiks. Ja. Sest et see on ikka kõige valusam peale time-out'i serviga eksida. Siit on veel täiesti võimalik ju järgi tulla. Väga väike seis on. Ilusti jõuavad, aga hästi võtnud järgi ka, vahepeal on hästi pikk vahe. Ja. Siit peab ikka ise julgetel edasi mängima ja mitte mingi arpiks ei tohi olla. Tundub nii. Ja servijoone taha läheb Regan. Poistel tegelikult hea asetus praegult, et Side on tagaliinis ja 3 ründajat on eesliinis, et sealt peaks nüüd järgi võtma. Ja serv oli ka. Oi, aga ikkagi Daugavpilsi Side tõstab sealt ilusti ühe peale palli ja number 77 virutab selle täiesti just ikka teisele poole. No ikka on jõudu ja nüüd tuleb teine Side vastab ka nüüd. Tahab nagu kogu aeg sinna ühe peale nurka mind rollida. Oi! Nüüd veits joppas ka ikka kuttidel seal. Tross oli nende poolel. Oli küll, õnne oli päris palju, aga see on päris äge. Aga tundub hea, et Daugavpilsi Sidemängija tahab hästi sinna 2 ja 1 vahele panna, et teha raskeks. Väga hästi käes on Daugavpilsi. Või sealt huvitav on see, et diagonaalründaja lööb ainult piirist ära palli. Praegult oli vist see nurgaründaja lõi hoopis. Aga ikkagi suhteliselt palju lüüakse seal piiri kaudu ära. Lüüakse ja no löögid on ikka päris tugevad ka tunduvad. Oi! Seekord oli nüüd võrgutross Daugavpilsi poole pealt. Tundus nii ja korraks tundus, et see serv tuleb ikka pikalt, aga siis see tross jäi jätta. Ta ikka läks ikka kõvasti lööma. Nüüd on vahe juba 4 punkti peal. No suudavad veel, et teha huvitavaks. Nüüd ikka lõpeb võrgus see serv. No annab Audentese poistele ka veel. Tundub, et tuleb üks vahetus. See vist on servi vahetus, kui ma nüüd õieti siin. Ja servi vahetus. Soome tuleb sisse ja Vahter läheb välja. Ilmselt tuleb hüppelt spinsid. Ai, ikkagi planeerib. Oi, paga. Kahju. Oi, vabandust. Nagu pole hullu kooliraha. Tagasi vahetus. Servima läheb Daugavpilsis tempomängija, temporünde. Ja vastab ka veaga, nii et nüüd on viigis. Jah, viigis. Nüüd läheb Kaspar Timusk servima. Loodame, et paneb head servi, sest et siit on päriselt ka mingit head seeriat vaja, et siia game'i lõppu veel sekkuda. Hea serv ja väga hea vastuvõtt oli jällegi. Sealt hea kaitse. Daugavpilsi jõudis käe vahele panna ilusti. Oi kui hästi. Oi. Super löök, hästi. Väga hästi lahendatud. Tõesti hästi sealt keeras 5 peale selle paibi. Äge, emotsioonid on laes poista. Siit peab ikka üles keerama seda emotsiooni, muidu lihtsalt
ei olegi võimalik siit saada. Jaa. Väga ilusti lahendasid ära. Hea serv. Väga hea serv. Aga pääsid ära. Ilusti libero läks, võttis. Ja tempo jälle. Väga hästi virutas sealt üprus. Vot see oli hea. Ja seisul 22-21 võtab Daugavpils oma teise time-out'i. Vot see on äge mäng. Tasavägine hästi. Jah, siin game'i lõpp on päris põnevaks läinud, et jõudsid ilusti järgi, mis oli päris hea. Need viimased punktid on hästi huvitavad ja ägedad olnud. Ja ikka on julgelt mindud mängima, mis tegelikult peakski olema ju niimoodi. Riskivad palju äge ja kaitses panevad hullu. Daugavpilsil oli see teine aeg. Ja Timusk jätkab servimist. Lööb hea servi sealt. Oi, super! Vot see oli väga hea punkt. Väga hea ja Audentes ongi jõudnud liiginumbriteni 22-22 ja Kaspar Timusk läheb veel. Loodame, et siia tuleb veel lisa. Ja libero vahetus tuli ka Daugavpilsi omas. Et kas see muudab mustrit natukene ka? Ilusti kindel serv oli. Sinna temporündajale. Auti lööb Daugavpils palli. Vot see on äge. Ja veel, kes pingimängijad, nad olid hästi emotsionaalsed ja peaaegu platsile ka välja. Ja Daugavpilsi mängija number 77 nõudisid nüüd plokipuudet, mille peale nad võtavad time-out'i ka. Vabandust, challenge'i. Ei, et võrgus oli või? Tundub nii hoopis. Okei. Eks näis, mis selgub. Siit tegu on väga tähtsa punktiga. On jah. Kas on 2 punkti edu? Ja nüüd on siin ikka jõudnud need mängumeeste punktideni see game. Et siit ikka võtavad no natuke läheb aega sellega tundub. Jaa, tundub, et on mingit segadust. Ja Kaspar Timusk saab nüüd, jah, Audentes sai ikka punkti, super. Ja nüüd peavad ära lahendama oma selle. Timusk sai nüüd ikka praadida seal servijoone taga, loodame, et suudab ikka servi ilusti üle lüüa. Jaa. Läheb ikka julgelt lööma jälle. No see on õige. Väga hästi. Sealt peab plokki ette päeva, hea kaitse. Pagan, kas oli Õrgos? Keegi oli hea Õrgos. Aga nüüd saavad ilusti vastuvõtu kätte ja lahendavad ära. Siit läheb ikka nüüd põnevaks asi. Ja Daugavpilsist tuli vahetus ka. Servija vahetus oli, et oleks teissugune. Eelmine kord oli eksis, kui ta tuli eksis. Vaatame, kuidas nüüd läheb. Trossist ilustas. Oi, pagan, nüüd oli rapikas. Ja nüüd tahab Audentes ka vaiet võtta. Oi, see oli nüüd küll natuke see valus. Ma ei saa nüüd aru. Võtavadki challenge'i. Et võeti vaie sellele, et kui Audentese sidemängija hüppas plokki, siis Daugavpilsi temporündaja oli tundus olevalt, lõi käega vist võrku või oli võrkus? Aga pole kindel. Sealt
Rohumets ja no ikka on vabandust, Daugavpilsile läheb punkt ja Daugavpilsil on esimene matšpall kasutada. Ja Audentes võtab nüüd ka time-out'i. Et laseks praadida ikka selle servi. Ja siin ikka läheb päris tuliseks asi. Ja vingeliseks ka, jah. Siit ikka tahaks loota, et poisid suudavad ilusti palli maha ületada teisele maale. Jaa. Siis oleks päris äge 5 game'iline. Tundub, et Daugavpilsil on ka suhteliselt noor mängija servijoone taga. Ja võrreldes teistega on hea. Et vaatab, kuidas tema pingele vastu suudab panna. Ja esimene matšpall on jah Daugavpilsi oma. Läheb ikka julgelt lööma ja lööb üle palli. Matil on ilusti käes pall. Ta proovib jälle tempost väike praak. Peavad lihtsalt palli üle andma. Siis ta tõstab pikalt nurka ja mäng on läbi. Kahjuks on nüüd see mäng läbi, aga oli palju põnevust ja väga emotsionaalne oli ka, mis oli päris huvitav, et ilusti võitlesid iga asja üle. Ja tõesti, väga ilus mäng ja aitäh meie poolt! Aitäh kuulamast ja vaatamast! Ja loodame siis, et järgmine kord tuleb juba Aude esimene võit. Ja see oleks väga äge. Olgu, nägemist! Nägemist! Number 12 Konstantin Smarchenko.